kell on 7:46 hommikul ja hetkel siis sükene -3 vist või midagi sinna kanti on külma. On minu enda sünnipäeva hommik ja täna siis tuli turjale siis 49 ehk siis 1 aasta veel ja 50 päris karm. Aga jah, midagi teha ei ole. Nii see elu veereb, et tuleb seda elu elada niimoodi, et ta oleks kvaliteetne ja tegevusi, toimetamisi täis selles mõttes, et niisama mossitades seda ära elada ei ole nagu pointi. Et mina olen see ju, kes ei armasta enda sünnipäeva pidada ja miks? See põhjus on ilmselt juba kuskil sügavamas minevikus, et mulle ei meeldi nagu kuidagi moodi seda tähelepanu just sellel päeval enda peale, kui on see sünnipäevna. Et muidu on nagu okei, kui paned kuskil pidu või käid kuskil või nii on nagu okei olla tähelepanu keskpunktis, aga sellel sünnipäevapäeval see on nagu kuidagi, ma ei tea, nii fucked up, et absoluutselt ei meeldi. Aga kui keegi nagu meeles peab, on jumala äge, noh. Aga kui kinke ei anta, siis see on jumala suva. Kingid ka ei kotti, nii et see kingituste trall on alati. Endal on kinkida raske ja siis ise neid kingitusi saada, siis see on nagu tobe, et ma ei tea, ei ole jälle minu teemana. Et nii palju siis sellisest sünnipäevast ja selle lahti mõtestamisest. Aga mis ma veel tahtsin rääkida, oli siis see, et ma ei suuda kuidagi nagu selles Eesti ajarütmi nagu sisse sulanduda uuesti. Et ma ei oleks iial uskunud, et mingi 5-tunnine ajavahe on siis saab olema nii kuramuse keeruline, et saaks selle unerütmi paika. Noh, enne mul oli unerütmiga mingid probleeme ja nii edasi. Aga nüüd on nagu eriti hull, noh, ma ei tea. Eile oli pühapäev, ma ei teinudki eile vlogi, pelgalt sellepärast, et ma lihtsalt magasin mingisugune 3 tundi, siis mitte 3 tundi, vaid mingi 2-tunniste tsettidega niimoodi ja 3 korda päeva jooksuna. Ja lihtsalt ärkad üles, tunni oled üleval ja siis oled jälle zombina. Ja niimoodi nagu jumala painless nagu, ja lõpuks siis kuidagi moodi venitasin siis kella 1 öösel ära, et saaks võimalikult tugeva sükese ülevaloleku aja ja siis läksin magama ära ja 6:45 oli täna äratus, nii et nüüd ma siin siis olen, et ei saagi aru, kas on unerütm paigas või mitte, nii et ja hommikul sain teada, et väga hea sõber Maiksan läks siis ka Patongi Taisse. Mul hea meel tema üle. Kõige hullem oleks olnud, kui ma ei oleks seal ise olnud, siis oleks nagu tahtnud soojale maale. Aga rõõm on teada. Soovin siis Maik sulle ilusat puhkuseaega, kui sa juhuslikult näed seda postitust praegu, et võta siis maksimum sellest ajast, sest Tais olles see planeet nimega Maa tiirleb kiiremini kui Eestis, nii et see aeg läheb väga-väga ruttu. Aga jah, mina lähen siis oma igapäevaseid tegemisi, toimetamisi tegema ja soovin sulle ilusat algavat päeva. Tšau!